Härra Liiv, teie firma nimi ingliskeelse lühendiga on IMS või IMS, mis on International Manufacturing Services. Aga ma lugesin, et teie firma kohta on öeldud ka, et see IMS tähendab Impossible Made Simple või võimatu tehtud väga lihtsaks. Miks pärast nii on teie firma kohta öeldud? No meie suurim asi oli alguses vähemalt, et me olime orienteeritud oma klientide töökavadesse ja me teadsime, et nad hoolisid sellest, mis me tegime, sest kui me hiljaks jäime, me tegime neile suurt pahandust. Ja me püüdsime siis olla väga tugev selles, mida me pakume ja mida me välja saadame ja millal. Ja sellest tuli see, et me tihtipeale tegime imesid, et kellegi produktsiooni välja päästa. Te ütlesite, et vahel reede õhtul helistati ja öeldi, et on vaja hiigla suurt partiid pühapäevaks ja te saite hakkama. Rääkige seda lugu ka. No ja juhtus mõnikord, et me olime valmis nädala lõpuks koju minema ja tuleb kõne sisse kusagilt Aasiast. Nende vabrikus on vaja 200 000 džeppi pühapäeval. No kui meil see laos oli, meil oli võimalik seda saata niimoodi FedExi kaudu. Ja kui meil ei olnud, kui meil olid plaadid olemas, millest me neid lõikasime ja trimmisime, me saime minna leiserisse, paari tunni jooksul olid džipid lõigatud ja protsess täidetud ja siis nad läksid jälle lennukiga minema. Nii et seda meil oli tihtipeale ja inimesed isegi helistasid koju meile mõnikord. Teie firma ei ole kunagi olnud maailma suurim või töötajate arvu või produktsiooni poolest, aga mida rõhutatakse alati, et te suutsite täita kõik tellijate nõudmised, et te suudate teha neid kiipe just sellisena, nagu neid vaja on. Ja siiamaani, kui te teete USA sõjatööstusele või sellistele spetsiaalsetele tellijatele asju, siis te teete täpselt seda, mida nad tahavad. Et see on teie nagu eripära. No see on ja selle korrelatsioon on tegelikult see, et sa ei tee neid asju, mida sa ei oska. Te oskate kõike? Me ei oska kõike, me valime turult välja, mida me tahame teha, mida me saame teha ja katsume seda kokku panna. See on niisugune niši turustamise põhimõte, et sa neid asju ei võta, mida sa ei saa teha, võtad ainult neid asju, mida sa saad teha ja mõnikord ulatad kaugemale ette ja võtad midagi, mis vajab veel tööd. Mida teie oskate ja saate siis teha? Mille poolest teie firmat tuntakse? No me oleme turul peaaegu üksinda, ma arvan täitsa üksinda, sest viimane firma hüppas välja sellest turust kõrgväärtusega takistes, teraomid ja niisugused kõrged numbrid. Ja peamiselt selleks on meie testimise võimalused, mida saate nägema seal, mis on tehtud kindlustatud toas, millel on kaitsed igasuguste radiatsioonide vastu, sest mõõtmised on nii sensitiivsed selle produkti väärtuse juures, et isegi cellphone'i kaudu võib tulla mingisugune võnge, mis ajab instrumendid hulluks. Ja meil on see isoleeritud tuba siis, kus on masinad, on automaatmasinad, mis teevad automaattestimist ilma mõõtmisprobleemideta. Tihtipeale meie kliendid tulevad, kopeerivad seda oma vastuvõtukabinettides, kus kaupa testitakse. Nüüd tuleb üks väga lihtne küsimus. Seletage neile vaatajatele ära, kes ei tea mitte midagi neist takistisest. Mida need takistid teevad? Takistajad elavad kahes maailmas. Üks on ilma võnkeringideta alavoolu peal. Nad aitavad muuta voltide väärtust ja terve, ütleme, mitte ainult elektroonika, vaid elektrimajandus käib Ohmi seaduse järgi. Nii et see Ohmi seaduse maailm, see on üks ja vanem osa sellest turust
mis peaaegu iga asi vajab takisteid. Neid saab siis kas integrated circuit'isse sisse panna juba alguses või nad on nii eri väärtusega, et neid on vaja peale tinutada või keevitada. Ja see on kus siis vanamoodsetes asjades käivad. Uus maailm on kõrge võnkeringidega voolud nagu radarisignaalid ja kus siis tekitab takistel teatud väärtuse muutumine. Ja mõned surevad ära enne, kui nad jõuavad võnkeringi, mida näiteks kasutatakse kõrvaklappide, ilma traadita kõrvaklappide jaoks ja niisuguse ühenduse. Kui me rääkisime Eilavist, mis pärast alustada oma firmat nagu IMS, me rääkisime mitmest põhjusest. Üks põhjus jäi nagu nimetamata, oli see, et mul oli kogemusi, kuidas seda teha. Sest ma olin ükskord seda ennem teinud, see oli ülikoolis, kui ma alustasin fotofirma ja see tuli kuidagi nii kaudselt, et üks päev ma olin ainukene koolimajas, ülikoolimajas, kui kubernur, osariigi kubernur tuli külla. Keegi on valmis temast pilti võtma. Ma jooksin koju, tõin Kodaki boksi, võtsin temast pildi, ilmutasin ta ära ja see läks iga poole lehtedesse laiali üle osariigi. Ja sellest hakkas peale siis foto elukutse peaaegu. Töötasin 60 tundi nädalas fotograafia peal lõpuks. Oma firma partneriks oli üks kogenud ameeriklane minust 10 aastat vanem, kes oli just kooli lõpetanud, võttis ühte ekstra kursust lainutääpimise peal. Ja me kahekesi panime üles siis mitte ainult ajakirjadesse, ajalehtedesse, vaid tegime kontraktid, mis on fraternities, sororities. Need on need üliõpilasorganisatsioonid, korporatsioonid. Üliõpilaskorporatsioonidega, country clubidega ja nii edasi. Ja meil oli, mul oli see probleem, kui ma ülikooli lõpetasin, et ma tegin umbes 3,5 korda nii palju raha fotograafiaga ülikoolis, kui mulle pakuti General Electricu pool tööle minna sinna. Otsuse ma tegin ikka General Electricu suhtes, et minna edasi, mitte ainult raha tegema hakata ja elu lõpuni hingata sisse hapnikke ja asju, mis käisid pimekambriga koos. Ja sellest, et seda üldse peale hakata, see oli väga lihtne asi, mis elu põhimõte on olnud, et ära vaata eemale sellest, mis on su nina all. Overlooking the obvious inglise keeles. Ja see fakt oli see, et koha peal töö eest maksti 35 sendi tunnis, 50 senti, kui sa olid väga hea millegi peal. Aga see oli su sissetulek võrreldes, ma sain ühe pildi müüa 50 sendi eest. Ja neid pilte oli päris odav teha, ei olnud mitte 50 senti. Nii et see võrdlemine töö ja firma tegemisega oli väga lihtne. Sa pidid tegema midagi ise, mitte teisele töötama. See läks korda, sellest tuli oma ette General Electricus õppimine, mis oli mulle algusest peale mõte, et ma õpin siin, kuidas neid asju teha, mis tehnoloogiad on, mis on produktsiooni probleemid, kuidas neid lahendada. Ja siis osa sellest, ma isegi õpetasin magistrikandidaate 9 aastat finantsi ja produktsiooni asjade ajamises. Ja kui General Electricus oli lõpuks nii kaugel, et sa pidi nagu iga 4-5 aasta ümber kolima ja meile pakuti korraga, näiteks mulle pakuti Moskvasse minna ja seal alustada General Electricu esimene kontor. Nõukogude ajal? Nõukogude ajal. Ja minna Brasiilia ürgmetsa ja sinna uus vabrik ehitada.
valele poole Brasiilia metsadest. Selle järel nagu oli vaja Angrusse minna ja sellest tuli siis teine tõuge, et midagi ise teha. Siis tuli meelde, et ma olin oma firmat teinud, ma olin seda õppinud paremini General Electricus ja siis oli see otsas. Mida on vaja teha teie arvates, kui nüüd noored vaatavad seda programmi, et edukat firmat püsti panna? Mis on need olulised asjad? No, sul on vaja vähemalt ühte või kahte. Kui sa lähed ojast üle, sul on vaja paar kivi, mille peale sa saad astuda, kui ta küllalt lai on. Kivid libedad ei oleks, siis sa pead vaatama, et kas on kuivad kivid või mis on. Sul on vaja ekspertiisi millegi peal, mille peale sa saad seista. Ja sul on vaja aru saama ärist ja eriti sularaha liikumisest. Sest ilma selleta sa jääd vahele. Kui me suures General Electricus tegime uusi vabrikuid, siis minimaalne nõue oli discounted cash flow. Ma ei tea, kuidas sa eesti keeles ütelda, aga discounted cash flow oli minimum, mis me tegime, isegi kui kompuuteris ei olnud veel. Me olime teletaipi peal ja töötasime need välja, enne kui me läksime vabrikuplaani üldse vaatama kuhugi. Nii et sularaha arvestus on väga tähtis ja kõige õlemad selle peale, kes seda lähevad tegema, on insenerid. Sest mis on vaja, et igas ettekujutuses on teatud lüngad, mida sa ei tea. Insener paneb need lüngad ja täidab need ära millegiga, sest insener peab numbrid panema ülesse. Aga mõte, et mis võimalikult võib viltu minna, selleks on vaja mingisugune contingency plaan. Nii et kui sa teed oma plaanid, sa pead arvestama, et palju asju ei lähe nii, nagu sa tahad ja mis alternatiivid on. Ja kui sa näed, et sa saad siit kohast siiani, kus asjad jooksevad, nii palju sularahaga läbi, siis sa pead selle raha leidma kusagilt. Nii et sularaha on kuningas? Sularaha on kuningas ja on kuni lõpuni kuningas, sest kui sa selle peal silma ei pea, sa võid pankrotti minna ilma, et sa seda ennem tead kui paar nädalat enne kui raha otsa lõpeb. Sest praegu vaadates osasid firmasid, see viimane majanduskriis siin, krediit oli kuningas. Kõik võtsid aga laene ja laene, sularaha unustati nagu ära. Just. Ja me nägime, mis juhtus. Öelge, mille üle te olete kõige uhkem, kui te mõtlete oma firma peale tagasi praegu? No, siin maal on kombeks küsida niimoodi. Tihtipeale sa pead siis leidma vastuse, mis on üldine ja lihtsustav kuidagi. Ja ma ei saa ütelda, et seal on üks asi või kaks asja, seal on võib-olla 10 asja, mille üle ma väga uhke olen. Ja mõned asjad, mille üle ma võib-olla ei ole, aga see on niisugune balanss, mis selle ühte vastust võib leida, et väike on ilus. Ja väike firma, kuna ma olen mõlemad näinud, suurt ja väikest, ma eelistan ikka väike firmat. Sellepärast meil on olnud ka, nimetasin, et meil on kurv limit, piir, tõke, piir 50 inimese peale. See ei ole muidugi kalliks ka, kui üle 50 inimese minna, aga lihtsalt printsiip on see, et sellest on küllalt, palju sa ikka tahad. Miks see väike siis nii ilus on? Ikka tundub ju vastupidi, et kui hästi läheb äril, siis võiks ju kasvatada teda väga suureks. No, Parkinsoni seadus, mitte see Parkinson, mida ma põen, vaid Parkinsoni seadus, mida ma olen Eestis näinud, müügil ka väga hea meel sellest. See on väga palju tõde sees. Parkinson ütleb, et kulud ja inimeste organisatsioonid kasvavad 10% aastas, kas firma ise suureneb või läheb väiksemaks. Kulud tõusevad kogu aeg.
kontrolli küsimus on, kui sa lähed sõjaväe juurde, see skvaad on 6-8 poissi. See on esimene level management, kui sa lähed firma juurde, kui sa üksinda töötad ja kui sa kellegi võtad juurde, siis võtad mõlemalt 10% kapatsiteeti maha, sest teil on vaja rääkida omavahel. See rääkimine on raisatud aeg, aga vajalik. Ja mida suuremaks sa lähed, seda rohkem on kommunikatsiooniprobleemid ja lõpuks sa nagu kaotad kontrolli. Iga sorti komitee ja mul on olnud komiteesid, mis on 30 inimest, võimatud. Sa ei saa mitte midagi muud teha, kui rahu tekitada. Nii et see suurus, ma ei ütle, mis pärast väike on ilus, aga ma ütlen, mis pärast suur ei ole ilus. Ja siis võtab näiteks General Electric. Minu kogemuse järgi General Electricul oli maailma parim middle management tiim. Keskastme management. Keskasv, jah. Kui sealt kõrgemale minna, siis seal oli juba tülisid ja mõtlematusi ja asju, mis lihtsalt pähe ei läinud. Ja lihttöölised muidugi oli teine küsimus. Nad tulid treenimata, neid pidi treenima, aga middle management oli väga hea. Ja sellest hoolimata GE-l on olnud probleeme viimased aastad. Nii et suur ei ole mitte ilus. Üks teema, mis teie jaoks, nagu te ütlesite, on väga oluline, on ärieetika. Miks pärast? No lihtsalt kogemus, et midagi ebaeetilist ei juhtuks ega teeks ega sooritaks ise või lubaks teistel teha. Väiksed firmad on tihtipeale omavahel suhtes nagu masinaid, mida me kasutame, tihtipeale on tehtud ühe endise Läti ja Ameerika firma omaja poolt. Aga lihtsalt tähtis on eetiline käitumine endale, oled kasvanud kuidagi nii ja nõuad seda teiste poolt ka. Ja GE-s peale hakates oli see eriti kriitiline asi, sest minu kõrvaltöötaja läks vangi sellega, et ta ostis masinaid General Electricule ja siis tema masinate müüja esindaja andis temale korteri seostuse ja niisugused tehingud olid. Mis ärieetikas on teie jaoks kõige oluline? Kõige olulisem on see, et sa ise näitad eeskuju, et teistel on usku sinusse endasse, enne kui nad hakkavad endaga rabelema, et eetilised olla. Ja sa pead seda mitte ainult nõudma, vaid näitama enda käest või kohast töötajate käest ja alluvatest ja ülevatest. Aga miks see äris nii oluline on, eetika? Võiks ju asju ajada, peaasi on ju raha teha. Raha on vältimatu mure alati, et sul oleks küllalt, et sa teed õiged plaanid. Aga eetika on midagi, mida peab alati kohendama ja mis selle tulemus on, kui sul on firma omanikud, nagu ma nimetasin just Läti meest, tuleb usaldus. Ja usaldust on vaja, et osta kellegi komplitseeritud protsessi või komplitseeritud masinad, mida sa ise eriti ei tunne, su inimesed ei tunne seda veel. Sa ostad selle usuga, et kui midagi on vaja, siis see firma aitab sind sellega. See on üks sorti usaldus. Teine usaldus on see, et keegi sind alt ei vea. Ja alguses tuleb juhtumisi, kus paljud katsuvad uut firmat alla vedada ja meil oli üks niisugune sorti projekt. Nüüd ma kaldun vast kõrvale, aga üks osa, mida me näitasime siin oli klaveri, elektriklaveri üks modul, mis ühte klahvi häälestas. Ja see oli Long Islandi firma, andsid tellimise, tegid suure žesti, näitasid oma produkte, mängisid klaverit
ma käisin Long Islandil vaatamas ja siis ei olnud, saatsime tellimise välja, siis ei olnud ei raha ega käisin Long Islandis uuesti ja kontor oli kadunud jäljetult. Ja siis ma kuulsin lõpuks, et see oli skämm lihtsalt, mida inimesed tegid, et uusi projekte odavalt teha, alustada ja proovida. See on praktiliselt varastamine ju. See on röövimine, jah. Ja eriti alguses sul on vähe aega ja pead valima, et sa kellelegi annad midagi, mis neil vaja on õigel ajal ja siis tuleb midagi niisugust vahele, võib väga riskantne olla. Te ütlesite, et te alustasite oma firmat, kui te olite 40-aastane. Et tegelikult te ise nooruses lootsite, et see algab varem, aga kui 40-aastase vanuseni jõudsite, et siis olite te valmis seda looma hakkama? No siis ma olin küllalt õppinud General Electricus. General Electricus te tegite ju väga-väga suurt tööd väga kõrgetel kohtadel, väga erinevates valdkondades. No tähendas, me kolisime väga tihti ja samal ajal kombinatsioon oli hea ja õppisime palju ja Te olite tehase direktor, paljude tehaste direktor? Peamiselt vabrikute direktorid ja mitmes nagu switchgear alguses, ma olin treeningprogrammis, aga hiljem vabrikud olid, Prantsusmaal oli kompuuterite GE400 tehti seal ja selles me tegime väga kiiresti ühe tõelise töötava vabriku, mis andis Ameerika produktsioonile ette juba. Ja sellest oli suur hea meel nii prantslastel kui ameeriklastel ja eriti General Electricul, kes selle sai siis ära müüa selle vabriku Honeywellile mõne aja pärast, kui me seda korda panime. Seatööstusest rääkides ja seal olid huvitav konflikt oli. Üks produktsiooni osa oli raadarid ja need, mis raadari sorti asju teevad, katsuvad sind leida. Teine osakond vabrikus oli countermeasures, need asjad, mis sa teed, et raadarist ära hoida. Ja need olid ka olemas. Ja siis oli moment, kui me olime haripunktis, 6 kuuga pidime tegema uue produkti, mitte ainult leiutama produkti teha, engineering ja siis produktsiooni viia ka asjad, mis sa panid lennuki tiiva alla ja mis siis, kui sa teadsid, et sa lendad Vene raadari vastu, siis need jammisid need raadarid täielikult ära. Neid sai valida, mis sorti raadari vastu sa lähed, said enne lennuki äraminekut viimase 5 minuti jooksul paned õiged asjad lennuki alla ja nad ise söötsid endale elektrit, neil oli turbiin sees, mis tegitas elektri ja terve see jamming oli automaatne. Seda nimetati jam-packiks ja olid päris head jammide vastu. Samal ajal meil oli raadar, mis hüppas veerand nanosekundiga ühest võnkeringist teise. Nii et ta saatis pulsi välja, sai vastuse ja siis kui jammer ta üles leidis, selle peale ta oli juba ammu teise võnkeringi peal otsimas jälle. Ja need kaks asja, kaks osakonda töötasid täielikult teineteise vastu.